Tere tulemast tagasi Lohekoopasse, endiselt Irina, endiselt Lohe ja tänases videos räägin teile oma suvel loetud raamatutest. Ma suvel lugesin päris normaalses koguses raamatuid. Kuumus päris seda mul ära ei teadnud, kuigi mida ma märkasin on see, et ma lugesin natuke vähem inglise keeles ja rohkem eesti keeles, et minu teooria on see, et mu aju lihtsalt sulab kuumusega nii hullult üles, et ma ei ole võimeline inglise keeles lugema. Või vähemalt raamatut lõpetama, sest päris mitu raamatut, mis ma suvel alustasin, on endiselt mul pooleli, mis on inglise keeles. Aga räägime siis konkreetselt juunist kuni augusti lõpuni. Mis raamatud ma lugesin, mul on mobiil on olemas, kus ma siis vaatan. Mõned raamatud mul on enda omad olemas, mida ma saan teile reaalselt näidata. Mõned on, enamus on sellised, mis olid raamatukogu raamatud. Nii et nende pilti näete ekraanil. Iga kohta ütlen sellise paarilauselise kokkuvõtte. Meeldis mulle ei meeldinud ja mis ma siis nagu asjast arvasin. Esimene, mida ma juunis lugesin, on Jürga Ville Siberi haiku. Ma arvan, et ma olen seda juba mingis videos maininud, võib-olla mulle eelmise kokkuvõtte videos. Ma mäleta, kas ma juunis tegin midagi või ei ja ma ei ole kontrollinud. Aga ütlen veel kord, see on selline... Ma loodan, see on veel kord. Või ei ole? Kes teab? Aga ma ütlen seda, et see on siis graafilise romaani vormis lugu poisist, Leedu poisist, siis, kes perega kõiditatakse 1941. aastal Siberisse. See on kurb lugu, raske lugu, aga ka natukene helge ja armas lugu. Soovitan väga. Üks asi, mis ütlen, ma ei ole päris kindel, kuhu seda liigitada, kas see on täiskasvanute lugu see ei ole, aga laste lugu on ta ka kuidagi keeruline panna, sest et ta on selline keeruline teema. Aga ma ikkagi soovitan seda väga lugeda. Sest see sama lugu on ka mitte ainult siis selle Leedu poisi lugu, see on ka Läti inimeste ja ka paljude Eesti inimeste lugu. Edasi ma lugesin Tarmu Kurmi kahe matuse vahel. Õhukene, armas raamatukene Tartust, minu kodulinnas siis, et oli palju äratundmist, teadsin paljusid asju ja lugesin siis seda ja mulle see väga meeldis, see oli hea huumoriga, sellisest toredast vanaonust, kes siis esimese ropsuga korraldab endale ise matused, et nagu asi kaelast ära saada. Aga siis, kui sa oled nagu juba matused ära teinud, siis sul põhimõtteliselt ei ole midagi karta, et see on kõik tehtud. Ja sellest sünnib siis igasuguseid toredaid juhtumisi, vähem ja rohkem kriminaalseid. Aga selles ma soovitan, hea õhuke lugemine ja väga hea huumoriga. Edasi ma lugesin Helja Sillamaa muud. Selline ilus lehmamustiline raamat. Autor ise mainib ka, et kui muidu ei meeldi, siis vähemalt sisekujunduselemendina on see raamat väga kena. Mulle meeldis see raamat üsna esimesest lehekülgedest, sest kohe alguses mainitakse, et kui inimene ütleb, et tema lemmikaastaaeg on sügis, siis ta selgelt valetab, sest et sügis saab olla lemmik ainult siis, kui sa oled 7-aastane ja sinu sünnipäev on novembris. Minu sünnipäev on novembris ja ma arvan, et ma 7-aastasena täitsa armastasin sügist. Praegu mul sellist erilist lemmikut ei ole, mulle meeldib suvi, aga mulle ei meeldi, kui ta on nii palav, nagu see aasta oli. Mulle meeldib talv, aga mulle meeldib see talv, kus on valge lumi maas ja on ilus ja särav, mitte see talv, mis tavaliselt talve lõpupoole tuleb, kus on sünge, hall ja märg. Mulle meeldib kevad, sügis meeldib ka, sest sügisel on sünnipäev ja muud asjad. Aga jah, mulle see raamat meeldis peamiselt, siin räägiti siis Helja Sillamaa rääkis siis oma nii-öelda tutvumisest oma elukaaslasega, oma lapse isaga, rasedaks jäämisest ja siis osaliselt ka meediast läbi käinud Viljandi korterisaagast. Et eks kui olete huvitatud, siis võite ise otsida või siis selle sama muu läbi lugeda. Ma täitsa soovitaksin tegelikult. Edasi, nüüd tulevad esimesed raamatud, mis mul on reaalselt endal olemas. Ma kavatsen nende kohta teha eraldi video millalgi, kui mul aega ja tahtmist tekib. Aga suve jooksul, kevadel küll alustasin, aga suvekuudel lugesin läbi Alice Oseman'i Heartstopperi 2., 3. ja 4. volli, esimene voll istub riiulis, sest selle ma lugesin tehniliselt võttes kevadel läbi. See on siis lugu
Charlie'st ja Nickist, kahest poisist, kes siis nende raamatute vältel õigemini siis Nick avastab pigem, et tal on Charlie vastu tunded, mis on sügavamad tavalisest sõprusest. Selle põhjal nüüd suvel tuli välja ka Netflixi sari, mida ma väga soovitan vaadata, väga-väga armas, täpselt sama armas nagu on need graafilised romaanid. Ma millegipärast arvasin, et see lugu lõpeb ära 4. volliga. Ja siis mõtlesin, et ma olen nii tubli. Mina, Irina, ma lõpetasin sarja. Ja siis, kus see on? See on kusagil siin 4. volli lõpus. Ma üsna kindel. Jaa, näete. Sellel tuleb 5. vol, ma olen väga õnnelik, et selle 5. vol tuleb, see lugu on väga armas. Aga lihtsalt ma nii lootsin, et ma actually saan öelda, et ma olen mõne sarja ära lõpetanud ja ikkagi ei juhtunud seda. Tundke mulle kaasa. Nii, aga see on siis Heartstopper. Tõsiselt soovitan. Ta on praegu hästi populaarne, et lugege. Saage osa selle populaarsusest. Edasi, ma lugesin Quentin Tarantino just kord Hollywoodis. Ma olen filmi näinud, see on üks mu lemmikfilme. Selle filmiga oli see asi, et seal oli siiski natukene vaja tausta tunda, et saada aru, mida Tarantino muutis ja kuidas lugu muutub ajaloost alternatiivajalooks. Aga raamat on siis ka, ma arvasin, et see on puhtalt selle filmi loo ümber jutustamine, siis, et filmi looja võtab siis kätte ja kirjutab siis romaani selle filmi põhjal. Aga tegelikult see raamat oli palju enamat, seal oli infotulv selline, et issand jumal. Aga mulle ikkagi kõik nii väga meeldis, ma sain nii palju teada. Ja ta oli kirjutatud sellises stiilis, mis on rohkem nagu, ma ütleks, biograafia moodi. Et ta ei olnud, ta tekitanud sellist ilukirjanduslikku tunnet, kuigi tegelikult seal need peamised näitlejad, keda siis selles Hollywoodi raamatus mainitakse, on muidugi kõik välja mõeldud, aga taustal lisaks nendele on mainitud hulgaliselt kuulsaid, nagu mul on lönk. Ma panen ta näoekraanile, sest mul ei tule isegi nimi meelde, aga igatahes kuulsaid näitlejaid, erinevaid. Aga siis mainiti ka vähem kuulsaid tegelasi, nagu mingite 50. aastate Ameerika telesarjades üles astunud näitlejaid, nii neid, kes olidki põhitegijad seal sarjas, kui ka neid, kes olid külalisesinejad, aga kes põhimõtteliselt minu jaoks olid täiesti tundmatud. Aga nende kohta oli ikkagi nii mõnusalt vinge lugeda. Et seda raamatut ma soovitan, see on ka mul selle aasta üks lemmikuid. Edasi ma lugesin Sanatoriumi, The Sanatorium, Sarah Pearce. See on eesti keeles ilmunud, mul on ta olemas endal inglise keeles, kunagi ostsin. See raamat tuleb ka eraldi videos jutuks, aga ütlen nii palju, et ma lugesin ta läbi, ta oli okei. Peategelane vahepeal käis mulle natukene närvidele, sest ta oli kuidagi väga naiivne, kuigi ta pidi nagu olema et ta töötas politseis. Ja mõned asjad jäid selliseks natukene kuidagi lahtiseks ja ei olnud, ma ei oska isegi öelda, ma lugesin seda juba mitu kuud tagasi, aga miski mind siiski häiris selle raamatu juures, et ta ei olnud nii hea, kui ma lootsin, kuigi atmosfäär oli ikka päris okei. Selline kõhe ja külm ja vana psühhiaatria haigla sanatoorium asi. Ei oota, sanatoorium vist pidi olema kopsu mingi tuberkuloosi sanatoorium, seal oli mingisugune asi veel. Aga igatahes, ma ei tea, võite lugeda, kui tahate. Ei sunni. Edasi ma lugesin Ocean Wongi Night Sky with Exit Wounds. See on siis tema luulekogu, tema esimene luulekogu. Ma lugesin läbi ka tema teise luulekogu, mis on Time is a Mother ja ilmus nüüd selle aastal. Äkki suvel, aga võib-olla natukene enne suve pilt ekraanil.
luulet ma ei oska mitte kunagi kommenteerida. Mulle ta meeldis, ta oli huvitav. Eks seal oli sellised ära märgitud sotsiaalprobleemid ja kuna tegu on Vietnamist pärit põgenikuperega, ehk siis kust Ocean Vuong pärit on, siis seal oli ka selliseid asju ja elu Ameerikas ja sellist puudutavad asjad. Lihtsalt ma ei oska absoluutselt seletada. Aga igatahes, ma ei tea, okei raamat, mulle täitsa meeldis. Nii, siin vahepeal on mõned asjad, millest ma ei räägi hetkel. Siis ma täiesti randomilt ja ilma igasuguste plaanideta mulle jäi lihtsalt lugemise väljakutse grupis ette Martin Widmarki Maja, mis ärkas ellu. Hästi armas, hästi nunnu, hästi ilusate illustratsioonidega lasteraamat, mida annab lugeda läbi mingi 20 minutiga, see läheb hästi kiiresti. Aga ta oli selline mõnus lugu. Tuletas mulle natukene meelde oma sellise feelingu poolest Majalunde Lumeõde ja illustratsioonid olid ka sellised, mis nagu tekitasid sellist vibe'i, mis tuletas seda raamatut meelde. Aga täitsa soovitan, see on kiire lugemine. Edasi ma lugesin Clara McKenna Mõrv Blackwater Bandis, see on Stella ja Lindi sarja teine raamat, ilmus siis eesti keeles. Mulle see sari meeldib, isegi kui ta ei ole võib-olla teab mis krimi meisterteos, ta on mõnus ja mahe ja muhe ja hea ja ta on ajalooline. Mulle meeldib see ajaperiood, mida selles raamatus käsitletakse, see jääb sinna 1900. aasta kanti 1905 või niimoodi. Selles sarjas siis peategelaseks on Stella, kes tuleb oma isaga Inglismaale ja saab alles sinna jõudes teada, et ta on siis 1 miljoni printsessitest, kes siis pannakse mehele peaaegu et laostunud Briti mingi kõrgaadli suguvõsa esindajale. Ehk siis siinkohal siis Lindile, aga Lindi on Stellas vähemalt selles raamatus juba üsna armunud. Nii et hea, aga vaene Stella pidevalt leiab siis laipasid ja peab lahendama mõrvasid ja see on selline mõnus ja muhe asi, et mulle nagu puhtalt meelelahutuse poole pealt ma olen nõus seda sarja lugema. Jah. Siis ma lugesin läbi Stanley Tucci Maitsed minu elus, mida ma väga soovitan. See oleks äärepealt läinud ka minu selle aasta lemmikute hulka. Tegelikult vist ongi selle aasta lemmikud, aga mitte nagu lemmikumatest lemmikumad. Väga mõnus biograafia, kus on oma osa siis toidul ja retseptidel. Ma ühte retsepti proovisin. Tahan mõnesid muid ka proovida. Mõnesid teda mainib peaaegu nagu õuduslugudele, neid ma proovida ei taha. Aga minu jaoks Stanley Tucci, ma ei tea teda nii väga, ma ei ole näinud võib-olla mõnesid sarju, kus ta mängis. Aga minu jaoks seostub ta eelkõige The Kingsman filmidega, kus ta siis kehastas Merlinit ja mulle ta seal meeldis. Nii et minu poolt on väga suur soovitus seda raamatut lugeda. Isegi kui te ei tea, kes Stanley Tucci on, see raamat on ikkagi väga hea ja selle raamatu lõpuks teate, kes ta on. Edasi, ma lugesin E. Lockharti Valetajate perekonda. See on siis eellugu raamatule Me olime valetajad. Minu arust, kuigi ma lugesin Me oleme valetajad ikka mitu aastat tagasi, siis minu arust on sama feeling. Et mõnus, hea, võib-olla mitte nii üllatav, nagu oli Me olime valetajad, aga ikkagi täitsa loetav. Mind natuke häirib see, kui mitu aastat hiljem tehakse populaarsele raamatule järg või eellugu või asjad. Et ma arvan, et te teate, mis raamatus ma siin kohal mõtlen, ma ei hakka neid välja ütlema. Aga lihtsalt, miks seda vaja on? Selle raamatu puhul mind see väga ei häiri. See raamat ei olnud mulle nii vastukorva, kui ma kartsin, et ta võib olla. Edasi.
Lugesin Anne Glenconneri Seltsidaami. See on siis biograafia, mälestuste raamat, autobiograafia tegelikult lausa. Siis Anne Glenconner räägib oma elust Briti õukonnas. Ta oli aastakümneid printsess Margareti ehk siis kuninganna Elizabethi õe seltsidaam. Räägib oma reisidest, oma perekonnast, oma mehest, abielust, lastest. Et tal oli ka väga-väga seiklusrikas elu, et juhtus palju asju nii temaga kui tema perekonnaga. Ta rääkis siis raamatus ka oma reisidest printsess Margaretiga ja sellest üldse, mis nagu toimub. Tema mees oli väga huvitav tegelane, peaks mainima. Aga ma tõesti soovitan, see oli väga huvitav lugemine, et ma arvan, et selle daami elu põhjal saaks päris vinge seiklusfilmi väärnata. Ja siis viimane asi, mis ma lugesin, see vist jääb veel suvesse, üks hetk ma pean kontrollima seda, millal ma ta läbi lugesin. Vaatame. Jah, see jääb ikka augustisse. Ma jõudsin sellega augusti lõppu. On Louis Penny Vaikelu. See on peainspektor Armand Gamashi sarja esimene raamat. Eesti keeles minu teada vist on Louis Pennilt välja antud veel võib-olla üks asi. Aga igatahes mitte väga palju rohkem. Et võite mind parandada, kui teate täpsemini. Aga ma sattusin selle raamatu peale ühe Booktuberi video kaudu. Ja mind väga üllatas, et see eesti keeles olemas on. Ja siis ma mõtlesin, et võiks seda lugeda. Võtsin selle üsna ammu aega tagasi raamatukogusse, siis ta ootas oma aega, aga nüüd ma siis lugesin ta läbi. See on selline väikese koha krimi. Tuletab väga meelde Midsommerit. Et ses suhtes Instagramis ma oma postituse juures mainisin ka, et kui vahetada ära Gamache Barnaby vastu, siis ega väga vahet ei märka. Vaatamata sellele, et tegevus toimub Kanadas Suurbritannia asemel. Mulle ta väga meeldis. See oli selline mõnus raamat. Ta ei ole muhekrimi, ta ei lähe tegelikult väga muhekrimi alla. Aga ta on loetav. Et ma tahaksin seda sarja kindlasti edasi lugeda. Ma tean, et selle sarja põhjal peaks varsti tulema ka telesari. Vähemalt ma olen midagi kusagil lugenud. Minust eelmine aasta äkki hakati filmima. Võite üle kontrollida, aga minust Wikipedia ütles, et eelmine aasta hakati filmima. Ja nii ta läks. Aga kokkuvõtteks siis. Ma lugesin suvel raamatuid. Ma lugesin ja ma lugesin suvel natuke rohkem raamatuid eesti keeles kui inglise keeles. Mulle meeldis enamus asju, mis ma läbi lugesin. Lemmikud, nagu ma siis juba mainisin ära, oli ükskord Hollywoodis Heartstopperi sari, Stanley Tucci Maitsed minu elus, sama Anne Glenconneri Seltsidaami ehk memuaarid. Et mina olen selle suvega rahul, sain loetud palju ja ega ma rohkem öelda midagi ei oska. Kui teil on midagi öelda, kommentaarid, likeid, kõik on teretulnud. Kuidas teil suve lugemine läks? Mis te lugesite? Kuidas teie lugemisele palavus mõjus? Jah, mul, nagu ma ütlesin juba, ingliskeelne läks natukene kehvemini. Aga jah, aitäh, et vaatasite. Loodan, et mõnest minu loetud raamatust olete huvitatud või olete äkki ise lugenud juba. Saate samuti kommentaaridesse jätta oma muljed. Ja loodetavasti kohtume siis teiega üsna pea. Tšau!